Hallo. Ilmselt selle, vaata minust tehti väike artiklinupuka seal Delfi publikus või publik Delfi või midagi, mingi selline koht. Ja ma saan aru, et äkki selle tõttu tuleb mul nagu viimastel päevadel tihedalt neid subscribereid juurde või neid tellijaid, mis iganes seda eesti keeles, kuidas nimetatakse, lihtsalt, et oleks minu videosi siis lihtsam vaadata, onju. Et siis ma saan aru, et mul on nagu uusi vaatajaid. Tore, tere, ma olen teinud videosid nüüd üle poole aasta, äkki mingi 9 kuud. Nagu niimoodi regulaarselt ja ma olen nagu... Mul on nagu siiani olnud jõuksed enam-vähem nagu kindlad vaatajad, keda ma umbes tean, et kui sina oled nüüd uus, siis tere. Et mul on nagu esimene selline hullustus või esimene selline hurraa nende videotega nagu möödas, et ma olen juba nagu harjunud neid tegema. Ma ei ole nagu enam siuke kollanokk nii väga, et ma tunnen ennast mugavamalt. Ja põhimõtteliselt siin sellel kanalil, Nele Kirsipuu kanalil, ma teengi lihtsalt iga päev või üle päeva või ma ei tea, suhteliselt kaootiliselt teen või noh, tihedalt teen selliseid igapäevavideosi, mis mul lihtsalt pähe tuleb mingid mõtted, enda mõtteid jagada või mingit tegevust teha või siis lausa mingisugune, mul on ka mõningad sellised nagu esinemise videod. Kas ma kehastan mingit lugu või räägin lugu või laulan lugu või teen lugu või midagi sellist. Et tere, ma selles mõttes mul ei ole nagu, miks ma seda värki räägin ongi, et ma mõtlesin, et vaata, kui on uus tulija, et siis on ikka see, et millest nagu alustada või mida nagu, kuidas selgitada, mida ma siin teen. Et siis ma mõtlesingi, et äkki kui mul nüüd tekib rohkem aega, et siis ma teeks nagu mingisugused sissejuhatava tutvustava video, et siis on kohe nagu natukene selgem, et mis asi ma olen. No ei pea ka selles suhtes, et kellel jääb silm peale, et hakkab vaatama, see hakkab ja kes ei hakka, noh, nagu väga palju üle ka ei mõtle selle pärast. Aga tore, et mul on rohkem vaatajaid, see on ju siis tore, et ma just täna ma käisin ka Kalamaja päevadel on ju ja seal on nagu palju rahvast on ja kohvikud ja nii ja ma olen lihtsalt seda tüüpi, võib-olla see läheb mul kunagi üle, aga et ma ei ole väga seltskondlik või noh, ma räägin küll, aga ma tunnen ennast alati nagu kerges ärevuses ja ebamugavalt, ebakindlalt nagu seltskondades, et ma ei ole selline seltskonna inimene, kuigi võib-olla ma tahaks, aga vahel ma tunnen ennast väga hästi ka, mulle meeldivad ükskord pisemad et lihtsalt, et ma olen ka mõelnud, et miks ma neid videosid teen, on, et ma ei ole väga seltskondlik ja selline suhtleja, et sorry, kui mul see arvuti siin möllab, ma teen ühte töövärki, siis ta undab siin, ma nii kaua saan seda videot siin teha. Et mul ongi lihtsam vaata jutustada läbi, noh, et ma olen endas keskkonnas ja mugav, on ju, et üks on ka see, et ma lihtsalt ei ole väga seltskondlik inimene, on ju. Aga jah, ja mulle meeldib nagu siin enda videotes mõtiskleda on ju ja mille peale ma olen täna nagu palju mõtisklenud on see, et noh, igasugused eluraskused ja kõigil on ju, ma ärkasin üles ja mõtlesin, et elada on nagu raske või nagu see on nagu raske, et aga seda ma tean ka, et kui ma räägin iseendast alati, üritan rääkida iseendast, mitte teistest. Sest et mul ei ole õigust nagu teistele sõnu suhu panna, või teiste eest otsustada, aga kui mina olen oma need siuksed suured raskused ületanud, siis ma ei pea neid enam ületama, see on nagu vabastav, et siis ongi, et kui ma olen need ületanud, siis ma olen nagu rõõmus ja see on nagu elamise see rõõm, et see rõõm tuleks. Lugesin ühte artiklit ka selle kohta, mis mulle oli nii, et jess, nagu mulle sobis see, ma jagasin seda enda lehel ka. Jah, et mul on nagu lihtsam siin ennast väljendada ja mulle meeldib see videoformaat ja kõik see mulle täna ka ma mõtlesin, et mis on nagu minu anne või millega mina ennast väljendan, see nagu hullult tundub.
et ma mõtlesingi, mis on minu anne, millega mina ennast väljendan, mis toob mulle rõõmu ja see üks osa sellest või minule toob rõõmu, eks ju. See ongi see, mida mina teen, et ma lihtsalt saan nagu rääkida ja ennast väljendada, kas see on laulus, siin videos lihtsalt plädisedes on ja ma saan seda pärast monteerida nii, nagu ma soovin. Et see videoformaat mulle meeldib. See on nagu minu ande väljendus, et ma saan siin koos mõtiskleda, ma saan siin laulda, kui mul tuleb pähe midagi, ma saan siin etendada midagi, kui mul tuleb pähe midagi teha. Näiteks, kui sa oled uus vaataja on ja siis, mis minu jaoks kõige huvitavamad sellised minu ande nagu väljendused on, et ma nimetan neid dressing room breakdowniks ehk siis nagu garderoobi sellised. No igatahes ma lihtsalt olen teinud nüüd neid kas 4 tükki või. Et seda saab minu kanali playlistide alt võtta. Dressing room breakdown inglise keeles lihtsalt. Et ma olengi lihtsalt lähen suvalisse riidepoodi ja garderoobi ja panen riided selga ja teen seal video nii ilma, et keegi seda teaks. Et see on täiesti tavalistes riidekabiinides, et minu arvates on see tohutult huvitav mõte ja tohutult need teostused mulle ise hullult meeldivad ja ma vahest vaatan, et nagu kus mul need mõtted tulevad või et vahel mul on ise endaga nagu raske sammu pidada, et need mõtted mul on väga hektilised ja sellised, et mul on nagu päris palju anda ja samas mul on päris palju ületada nagu enda selliseid raskusi, et ma nagu siin kanalil ka, kes on pikemad vaatajad teavad, et ma olen nagu selline, üritan nagu mõtestada enda elu või et mis asja ma siin nagu teen ja kuidas teen ja miks mul on probleemid ja nii, et neid ületada ja ma olen nagu, mul on valmisolek neid ületada ja see tuleb alati nagu niimoodi valulikult. Aga niipea, kui see on ületatud, siis see on vabastatud, see on kadunud ja ma ei pea seda enam ületama. Ja ma mõtlesingi, et kus nagu need probleemid tulevad ja kus minul probleemid tulevad ja eks lapsepõlvest järgist, aga mingil piiril on nagu see, et ma olen nagu, okei, ikka veel saab alati igast elu soppidest nagu urgitseda, et kus need võivad olla tulnud, et kas lapsepõlvest ja isast, emast või suhetest on ja siis täna ma nagu mõtlesin, kas ja öösel ma olen hästi siuke ergas mõtleja, et on ka, ma kuidagi tunnen, et ma nagu, vahel nagu ei leiagi kohe, et kus see probleem võiks tulla. Ja siis, ja ma olen nagu viimasel ajal rohkem hakanud nagu, et ma ei ole mõelnud väga siukse mingi karma peale, eelmiste elude peale, aga mida rohkem ma siin olen nagu enda asjadega tegutsenud ja püüdnud endalt seda peakolu siin nagu korrastada, siis aina rohkem ma nagu tunnen, et vahel lihtsalt ei olegi, ma ei saagi seletust. Või ma ei saagi urgitseda, et see võibki olla kuskilt lihtsalt, kas meie ühiskonnas, inimkonna selline ühine mingi hingehaava või nagu kuidagi kuskilt tuleb hoopis kuskilt, mis ei ole minu, niikuinii kõik minu probleemid ei ole minu süü, see ei ole minu süü, ma ei võta seda süüna, vaid see on lihtsalt midagi, mis minule on andnud õppetunnina ületada. Ja see ongi nagu elu selline võlu tegelikult, et meil on üldse võimalik midagi ületada ja sellest tekib rõõm, kui me saame ületada. Et muidu, kui neid ületusi ei oleks nagu meile võimaldatud, see miski elukene või mis iganes asi, et siis ei oleks ka ju nagu rõõmu või võib-olla on, kui me oleks kõik kogu aeg rahulikult, et on selline õrn rõõm, on ju, et nagu see meditatiivne märk või ka nagu on lihtsalt õrn rõõm, mitte eufooria. Võib-olla, ma arvan, et ma räägin nagu võib-olla natuke mõne jaoks hullu juttu, aga ma tunnen nagu ka, et või väga paljud on ju rääkinud, et nagu praegu aina inimesed lähevad aina lahtisemaks ja või me kõik, mina ka, et me nagu saame nagu sellises teemadest nagu kuidagi on see nagu kuidagi reaalsem või rohkem inimesi nagu või kuidagi sellest saab nagu nüüd paremini rääkida, ja rohkemad inimesed saavad aru, et aina rohkem ma mõtlen seda siukest mingit karmavärki ja eelmiste elude värki, vahel ma mõtlen, et nagu miks ma siuke olen, nagu ma olen
et see ma ei ole ju nagu ise seda tekitanud või on mingeid asju, mida ma ei ole nagu, on nagu minu kontrolli alt väljas, et ja just ka rõõmsad asjad, et kui nagu vahel ma vaatan näiteks see Flash Mob on ja või noh, mingid, ma nagu ei saa kõigele võtta nagu, mulle meeldivad need asjad, mida ma teen, aga ma ei saa kõigele võtta nagu tervet au endale, sest et ma tunnen vahel, et see on nagu miski, mis mulle on kaasa antud sündides ja see on nii, ta on nii needus kui õnnistus nagu üheaegselt, et seal on nagu lihtsalt sellised mõtted mul praegust. Et aga jah, et see on mingi karmavärk ja et seda ületada ja elud ja värgid ja suti-putina. Ma ei tea, kuidagi on need mõtted mul täna. Ja et noh, kõik nagu tuleb, kõik, mis ma ka tunnen, et kõik, mis ma siiani oma lühikese elu jooksul olen teinud, tuleb nagu kõik need, ma olen väga palju erinevaid asju teinud, mingeid erinevaid situatsioone läbi elanud, momente, et need kõik tulevad tegelikult mingitel hetkedel nagu kokku ja kasuks. Tõesti, isegi kui ma võib-olla alles nüüd 8-9 aastat hiljem vaatan, et see Superstaari saates osalemine tuleb mulle kasuks, et minu tegevus on märgatav selle tõttu, et ma kunagi midagi tegin seal ja seda nüüd on nagu huvi või noh, saad aru, et see tuleb mulle nagu alles nüüd kasuks, et võib-olla varasemalt ma olen nagu seda eriti veel alguses nagu põlgasin seda või nagu oli midagi, millest ma ei tahtnud nagu juttu teha või üldse nagu enda elu osaks nagu kuidagi kuulutada, aga nüüd mul on nagu, see ongi nagu ma olen selle ka vabastanud ja see on nagu rahu sõlmitud sellega. Kõik tuleb nagu kasuks. Vaat nüüd sa näed, kui sa oled esimest korda minu videote vaataja, siis siukest asja ma siin jutustangi. Ma jutustan erinevaid asju, vahepeal ma teen lihtsalt lollusega. See eilne vihmakeebi nali, mul oli ikka totaalne nali. Või alati mul on see, et kui ma olen nagu ei saa mainida, aga ei saa öelda ka seda, et kui ma olen mingi ülirõõmus, et siis tavaliselt asjad lähevad nihu, vaid see on pigem, sest et siis võib tekkida see, et kuna ma olin eile nii rõõmsas tujus ja mingi vaid pigem see on see, just siis on võimalus nagu õppida liiga palju targutust. Ei meeldi mulle, aga et ikkagi tasub rõõmus olla, lihtsalt mis ma ütlen ise enda jaoks, et kui ma olen rõõmus ja mul tekib mingisuguseid rõõmuhetkedel siuksed allakäigud on ja noh, sa kindlasti tead on ja, et oled mingi, ma olen ülikõva selles ja siis on nagu täielik fail on ja, et tegelikult see võib nagu minu jaoks mõjuda niimoodi, et siis kui ma olen rõõmus, et siis ma juba kardan ette, et äkki midagi juhtub, et seda vältida, siis ikkagi olla rõõmus ja olla selles rõõmus, et noh, tobe on nagu see, kui on nagu see, et kõik tundub hästi, ise oled rõõmus, et siis hakkad kohe kartma, et huvitav, mis järgmiseks juhtub, et muud valikut pole kui midagi halba. Et samas see nagu ka ei toimi. Et pigem ollagi ikkagi nautida seda rõõmu, kui rõõm on ja lasta see sisse, mitte hirmuga nagu seda ära peletada. Et kui need apsakad tulevad, siis seda ka võtta nagu lihtsamini ja lihtsalt uuesti üles tõusta, et näiteks noh, kui mul eile rääkisin on ja sellest, et mul seal mingi vesi kukkus on ja sööklas maha ja või noh, et mulle ikkagi nagu vahel meeldib, et ma saan nagu seda naeruga võtta, et ma ei võta seda kuidagi tõsiselt või nagu see on lihtsalt selline naljakas apsakas. Vot nii, jah. Need olid minu tänased jutud. Vaat, sellist asja ma teen. Ja ega ma täpselt ei oskagi öelda, mida ma teen, aga ma lihtsalt teen. Sest et ma ei tea midagi paremat teha. Ja see on minule piisavalt hea. Olks. Jah. Minu eesmärk on ikkagi, ma ei tea, kas ma võtan eesmärgiks iga päev video teha. Sest et ma olen seda pikalt teinud, et 101 päeva järjest ma tegin iga päev video ja siis edaspidi ka veel, see oli isegi võib-olla mingi 110 tükki järjest.
iga päev, aga ma ei tunne, et ma peaks seda edaspidi nagu mingi nui 4 eesmärgiks võtma, vaid mul sai sellel kaamera lakku tühjaks, ma sain nüüd ruttu natuke laadida, et ma saan veel lõppu ära öelda, ega ma muud midagi ei tahtnudki öelda, vaid et jah, ma teen neid videosid, sest seda ma tahan teha. Et vaata, kui sulle pakub huvi, mida ma teen, räägi minuga, kui sulle pakub huvi need teemad, mis mind huvitavad ja mind huvitavad ka, mismoodi sina nendele teemadele vaatad. Vot, ja nagu ikka ma tavaliselt ütlen, et homseni, ja ma ilmselt hakkan niikuinii ütlema iga video lõpus homseni, sest et homme on ka päev, mis on alati selline õnnistus, et alati on homne päev olemas, isegi kui ma võib-olla iga päev videot ei tee. Aga nii, et ma soovin sulle kõike head. Homseni.